Meid ei olnudki vaja lõppkokkuvõttes. Ei. Mul on casting täna, on ju. Ja seal castingul on 3 vooru, homme läheb edasi ja ma tahan nii väga nagu nendest voorudest läbi saada. Üleeile, kui ma käisin filmivõtetel, siis ma olin ka maganud mingi 4 tundi. Ja ma sain aru, et ma töötan palju paremini ja olen elavam ja ma ei tea, kuidagi on the edge siis, kui ma olen vähe maganud. Ja ma üritan tekitada endast seda, nagu, see on nagu see, kui sa oled üleväsinud ja sa oled hästi ärevil, nagu kind of anxious, ehk siis nagu mingis mõttes anxiety, aga see on nagu, see tuleb väsimusest ja siis põhimõtteliselt sinu aju võtab kogu selle, või sinu keha, võtab ühesõnaga kogu selle viimase energia, mis su kehas on ja ta paneb selle kõik kogu lükkab aju ja sul lihtsalt nagu tuleb räige energialambist, on ju. Ma tean, me kõik oleme seda mingi hetkel kogenud, on ju. Ja siis sa oled korraks räigelt energiline ja siis järgmine hetk, kui sa on nagu ära väsid, siis see on nagu topetaks. Ühesõnaga, ma point on selles, et ma pean nagu räigelt nagu I need to be myself today. Ma ei jõudnud seda särki triikida, sorry Lauri, nagu ma mõtlesin, et ma triigin selle ära, aga ma juba tean, et ma saan puid selle eest. Sain esimesest voorust edasi, homme on teine voor ja siis on 3. voor. 2 vooru veel jäänud, hoian ise endale pöialt. Väga hästi läheb hetkel. Allavad sa rõõdad Lamborghini üle vargu. See on nagu kerge kamo värv. Ma ei ole nördinud ja ma olen lihtsalt nagu magamata, nagu ma olen mingi 3 ööd järjest maganud lihtsalt nagu 4 tundi. Aga põhimõtteliselt jõudsin siis teise vooru Tõpparalli castingus ja siis kukkusin välja koos Astu Telkeniga. Meil on oma teooria miks, aga ja, et ma ei saanud sinna. Aga pole hullu, et elu läheb edasi ja Marti lubas mulle kolläbi, kui ma ei jõua saatesse, nagu Marti on üks kohtunikest. Et ta lubas mulle kolläbi. Ma loodan, Marti peab oma sõna siis. Okei, ma ei saa öelda, et ma olen rahulise endaga, kuna ma olen perfektsionist ja ma hakkasin nagu kohe, kui ma sain nagu teada, et ma ei saanud edasi, ma olin nagu okei, tegin selle varast ja ma läksin seda pidanud tegema niimoodi hoopis, nagu ma panin sellega pange, ma olin magamata, ma ei ole piisavalt nagu ergas nende jaoks, nagu ma ei viskan piisavalt nalja, nagu kohe automaatselt lihtsalt nagu see on ainus asi, mis mul on, ma ei saa nagu mitte midagi nautida, et kui midagi läheb natukenegi mitte perfektselt, siis nagu ma ju lihtsalt nagu renderdab üle, et nagu jah. Okei, väga tore ja nii tore, et nagu mulle anti üldse see võimalus ja Lauri on tore ja Martin on tore ja Krista on tore, et jah. Räägime minu telefoni situatsioonist. Miks kõik arvavad, et mul on vist narkodiiler? Ma hetkel kasutan 3 telefoni. Põhjus selleks on siis järgmine, et minu kallis iPhone 7 Plus umbes 2 aastat vana, natukene rohkem, punast värvi, on väga, väga hea telefon, ma ei ütle mitte midagi halba selle kohta, aga kuna ma olen clumsy as fuck, siis mul ikka asju kukub. Aga ma ei ole mitte kunagi pidanud selle telefoni ekraani vahetama. Ja seda näha, kuna varem need mõrad ei olnud nii suured kui praegu. Ma just pühapäeval mul tugitoolist libises telefon maha ja ma võin just panna teise katte peale, mis ei kaitse nurki, seega mul tuli mõrasid juurde. Aga ma olen näiteks kunagi pidanud ekraani vahetama, kuna ma olen ikka suht hästi seda telefoni hoidnud. Aga nüüd viimane kord, kui mu telefon nagu kukkus või midagi, siis ta ei võtnud enam mitte ühtegi SIM-kaarti omaks. Ja I would know, kuna mul on 2 SIM-kaarti, mul on Eesti ja Soome number, mõlemaga proovisin, ei võtnud neid omaks. Viisin siis telefoni parandusse ja muidu
tagakaamera pilt nagu väriseb kogu aeg. Aga kui ma niisama filmin nagu kaamera äpist, siis mu telefon ise, kuna see stabiliseerib selle pildi ära. Aga näiteks Snapchatis sükast asja nagu kasutada ei saa. Ehk siis Snapchatis, kui ma teen videoid, siis nagu lihtsalt tervise pilt nagu shame. Ma võin panna siia nagu praegu videoid. Et holy fuck on ju. Ehk siis nagu kaamera on saanud põratada ja kaamera shutter nagu on katki. Peale viimast kukkumist, see nüüd juhtus juba 3 kuud tagasi. Oligi see, et ei olnud SIM-kaardi enam omaks, ei lasknud teha iOS-i update'i ära ja kuna ta ei võtnud SIM-kaardi omaks, siis ma ei saa kasutada, nagu ma ei saa helistada, sõnumeid saata, ma ei saa GPS-i kasutada, ma saan ainult nagu hotspotiga või wifi'ga nagu üldse kasutada seda telefoni. Pluss ta ei lase update'ida, seega vahepeal jookseb kokku mingid nagu äpid ei tööta enam nii hästi. Ma ei tea, mis värk, ma ei ole nii ammu pidanud nii palju rääkima. Ühesõnaga, ma viisin selle iPhone'i parandusse, on ju. Ootasin mega kaua, olin valmis maksma umbes 150 €, kuna nad kahtlustasid, et asi on modes. Ma ei tea, mida see tähendab, aga ma olin nagu okei, ju vaata, et nagu peaasi, et ta saada selle korda. Ja siis läksin sinna ja siis olid nagu, et me ei saanud seda telefoni korda, et ainuke variant on emaplaadi vahetus. Kes teab, siis emaplaadi vahetus läheb maksma umbes nagu pool selle telefoni hinnast. Ma olin nagu okei, ma siis hetkel ei tea mitte midagi selle telefoniga, et ma mõtlen midagi välja. Aga nüüd siis oli olukord siuke, et nagu 2 SIM-kaarti on ju. Sellega ei saa teha hotspoti. Millegi pärast ei saa, see telefon on natuke katki. Ehk siis sellega, siia ma panin Eesti numbri sisse ja seda telefoni ma kasutan ainult Waze'i jaoks, kuna siin ma saan GPS-i kasutada ja siin Waze'i lääga nii hullult kui siin. Ja siia telefoni, nagu see Samsung, on reaalselt kõige kindlam. Siia ma panin oma Soome numbri, sellega ma helistan, saadan sõnumeid ja teen hotspoti siis iPhone'i jaoks. Nüüd, kui ma olen selle eest ära saanud, siis ma hetkel tegelikult ootan kõne siia Samsungile. Et mul peaks kohe jõudma uus telefon. iPhone. Ma ei tea, kas te ütlete XS või osades videotes nad ütlevad 10, aga ma ütlen XS, Max või Max või ma ei tea mis. No ühesõnaga see kõige suurem, kõige uuem. Okay, mul on rääginud kiire, so we are going to make this really brief, okay? Ma tean, et ma tundun nagu räiget tola seda telefonikarpi avades ja ma olen nagu mingi 5-aastane, kes nagu esimest korda sai jõuludeks mingi kingi. Aga saate aru, kui te olete umbes, mingi 3 kuud, isegi rohkem äkki 3,5 kuud, pidanud kasutama 3 telefoni ja te ei saa nagu ühte telefoni normaalselt kasutada nagu kõige jaoks. Ja iga hommik ja õhtu sa pead vaatama, et kõik telefonid on laetud ja sa pead hoolitsema terve päeva sellest, et kõik need 3 telefoni oleksid laetud. Siis nagu see on siuke relief, kui sa lõpuks saad selle ühe telo, mis täidab nagu kõigi nende 3 funktsiooni. Et nagu jaa. Hello, oleme jõudnud Võsule ja ma varastasin ära, siin Timo on seal olen mina siin. Siin ei ole kedagi. Seal on Johannes Martin ja näeme, mida õhtu toob. Ole minu tekk, näin 32 kuuli, asi ei ole. Tule kõik korraga! Ma jäin raudselt peale siia. Täiega lahe videoga, see oli. Mis on? See videokate. Mis siin taga käib? Videokate. Mis siin taga käib? Telefonikate. Videokate. Don't.
I'm so done. I'm so done. Dun, 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 dun. Innu. Vaadake mu sukke. Mis meil siin on? Siuke flex. Miks tigu? Ma avastan kohe. Holy fuck. Situ tähendab. Pane 98 kindlalt. Sa pane 50 eest. Otsalemme või? Tallinnasse? Ei, nagu Tallinn-Tartu maantee. Jep. See on nii kalli. Saab tehtud. Nii, tere hommikust ma tean, et ma olen nagu õuna välja, aga põhimõtteliselt sõidan hetkel Otepäält Tallinna ja kuna mu ema autos ei ole võimalus panna auksi juhet kuhugi, siis ma mõtlesin, et ma räägin teiega hoopis. Et me teeme esimese peatuse Lõunataskus ja siis ma võtan sealt veel ühe kohvi ja siis me sõidame edasi. Ühesõnaga, ma juba käisin ära Lõunakeskuses, palun vabandust. Ma kõigepealt käisin kofeinis, et võtta üks siuke mõnus hea kohv endale onju ja siis barista Helena, aitäh sulle, tead, kes ma olen ja siis pärast ma läksin uuesti tema juurde ja siis nagu või väike nagu draama, ma saan nagu oma emale nagu kinki valida ja siis ta veits andis nagu nõu vaata. Siis ma sain nagu üliperfi kingi nagu oh my god, shout out sulle ja siis pärast ma võtsin veel kohvi tema juurest, siis nagu ma ei tea, mis jutume, aga nüüd koju. Selver oli nii tore ja saatis mulle pomps tasuta toitu koju, nii et aitäh teile, suured musipüksi, aitäh. Nii ilus, oh my god, nii hot, damn. Varsti ma ei saa seda enam teha.